Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige, brigaadikindral Alar Laneman. Sel kevadel on ilmunud mitmed raportid, mis käsitlevad NATO, Ida-Euroopa, Poola ja Baltikumi kaitsevõimet ja üsna ilmsesti ausalt käsitlevad. Et mis me nende teadmistega nüüd peale hakkame? Mis on see põhiline info sealt? Aitäh küsimus. See on selles mõttes väga õnnestunud küsimus, et tihti tahetakse, et kommenteeritaks mingid teemad, aga tõesti küsimus on, mida nüüd meie teeme selle hinnangu alusel. Esiteks selliseid analüüsi on tulnud ka varem. Rand Corporationi sarnane analüüs mõni aeg tagasi on võib-olla kõige tuntum. Et lühike vastus teie küsimusele on vaadata, mis on meie jõududes, millised soovitused, sest seal antakse ka väga konkreetsed soovitused, millised soovitused on meie võimuses ellu viia. See oleks lühike vastus. No kõige suuremad probleemid on selles, et 5. artikkel loomulikult küll kehtib, aga selle elluviimine on väga aeglane. Kui Poola on natukese suurem riik ja suurema sõjaväega ja tõenäoliselt iseseisvalt ka suurema vastupanuvõimega, siis Baltikum jääb siia Suwałki koridori vahele ja on suuremas hädas. Et mis me nüüd siis ise saame teha? Seal on nimetatud terve rida võimekusi või siis soovitud lahendusi, mida peaks tegema. Seal on väga huvitaval kombel on leitud väga olulisi, ma ütleks suhteliselt uusi tähelepanekuid. Nagu näiteks? Palju on räägitud manöövervõimekusest, aga need raportid on läinud üsna sügavuti ja räägitakse näiteks eskortvõimekusest, infrastruktuuri arendamisest, et kõik see toimuks. Et NATO väed pääseks liikuma. Mis aitab nende raportite kvaliteeti tegelikult, on selline ütlus, et asjaarmastajad räägivad strateegiast, profid räägivad logistikast. Et see ütlus siin peab ilusti paika. Nüüd, kui lihtsustatult rääkida, siis ma arvan, me peaksime nüüd mõtlema sellele, et meie riigikaitse mudel toetub ju 2 sambale. See on esmane iseseisev kaitsevõime ja siis alliansi poolt käivituv reageerimine. Õigeaegselt, õiges suuruses, õiges kohas, õigete võimetega. Ja meil on 2 teed. Kas praegult on ju osutatud, et pigem on see reageerimisvõime alliansil olemas, kuid teil õigel ajal õiges kohas, mis tähendab, et kui üks sammas on nüüd näidatud, et on nõrk, siis võib-olla kõige kiirem asi, mida me saaksime teha, on tugevdada seda meie oma iseseisvat kaitsevõimekust ja tugevdada neid võimeid, millest on tegelikult ju aastaid räägitud. Meil on pea 30 aastat iseseisvat kaitsevõimet loodud, aga me oleme ikkagi mures, kas meil on piisavat õhutõrjet, rannakaitse, soomus võimekus, et loogika on väga lihtne. Need mõlemad sambad peavad olema tugevad. Kui üks ei ole piisavalt tugev, siis seda tuleb kompenseerida tõenäoliselt teisega. Need 3 asja, mis te Eesti puhul nimetasite, rannakaitse, keskmaa õhutõrje ja soomusvõimekus, et te olete olnud peastaabi ülem, et mida te ise nagu kõige olulisemaks peate? Jüri Luik on neid samu 3 detaili nimetanud. Tänapäeval on järjest rohkem ikkagi õhukaitse see probleem ja on lisandunud ka raketivastane võimekus aktuaalne ja see peaks olema tõenäoliselt esimesel kohal. Maavägi on meil loodud üsna hästi, on muljetavaldav areng nii võimekuste kui ka varustuste kui ka õppused näitavad, et ja teisel kohal võiks olla rannakaitse, aga alustaks ennekõike õhukaitses. Milliseks te hindate Eesti enda võimekust nii-öelda mõistusega sõjapidamises, et kus ei peagi veel liigutama nii-öelda suuri pataljone ja brigaade?
See on ka hea küsimus, ma pean täitsa siiralt ütlema. Ma arvan, kõik algabki mõistusest. Üks selline huvitav näide on, et on üsna levinud selline seisukoht elukutseliste sõjaväelaste seas, et kõik üksused peavad olema viimse nööbini komplekteeritud. Ja sõjavägi on siis väidetavalt alles võitlusvõimeline, kui ta on täielikult moderniseeritud ja välja arendatud. Pluss ülekate. Pluss ülekate. Ja unustame ära, et maailmas ei ole ühtegi sellist sõjaväge. Ja kui me tõesti tahame väita, et ainult selline üksus või selline sõdur saab sõdida, kes on täielikult kaasaegse relvastuse ja varustusega tagatud, siis peaksime küsima Talibani käest, kuidas nad veel kaotanud ei ole. Sandaalid, Kalašnikov, 2 salve, plastikust veepudel. Et tuleks lugeda uuesti teoreetikuid, kes on juba ammu jõudnud selgusele, et nii tahe, moraal kui varustus, need on teatud suhtes. Ja varustus ja relvastus ei ole esimesel kohal. Kui on inimene motiveeritud, ta leiab endale relva või lahenduse, mingi muu tegevusviisi, aga kui ta motiveeritud ei ole, siis ta ei kasuta ka seda relva, mis tal on. Siis ei aita Abrams ka? Ei, nii see on. Vene ja Hiina sõjalistes doktriinides väga selgelt öeldakse, et kõik algab informatsioonilisest üleolekust infokeskkonnas. Kõigepealt tehakse selline totaalne ajupesu ja seejärel vaadatakse, et kas, kui palju ja mida veel oleks vaja teha käitumise muutmiseks. Mis meie selline mikroskoopiline fisikene väikeriik saaks sel rindel teha? Noh, kõik oleneb efektist. See ei ole mitte nii palju nendest füüsilistest parameetritest, vaid oleneb ikkagi efektist ja efekt sõltub kohast, ajast, kus seda efekti rakendatakse. Pisike kivike kinga sees võib olla väga häiriv ja võib ka liikumise seisma panna. Et ma arvan, et Eesti on nende aastate jooksul oma mõtteviisis riigikaitse arendamisest läbinud väga suure ja õige tee. Aga üks asi, mida ma arvan, või võiksime paremaks teha, on see, et me ei tohiks või ei peaks võrdlema eilsega. Et natuke mind häirib see retoorika, et me oleme kõige paremini kaitstud kui eile. See ei loe. Loeb, kas me oleme piisavalt kaitstud või mitte. Et alati eilne oli natuke kehvem kui on tänane, loodetavasti ja homme on veel parem kui täna. Et see viib meid eksiteele ja võib-olla tekitab sellist mittevajalikku rahulolu. Aga me ju teame, et selleks, et paigal püsida, tuleb joosta. Maailm liigub. Et need edusammud ei tohiks meid, need edusammud on õigustatud. Me peame uhked olema nende üle, aga nad ei peaks, selle uhkuse kõrval ei tohiks tekkida sellist rahulolu. Et alati on asju, mis meil on nõrgad ja need viimased raportid väga hästi juhivad tähelepanu sellele. Ja hea on, et see näha on, et see kompetents tuleb ka meie oma kaitseuuringute keskusest. Et see on iseseisva riigi kvaliteedi tunnus jällegi. Aga me oleme NATO-s 2004. aastast ja praegu on meil 2020. Ja see on täpselt see, et kas me peame olema rahul või me peame olema rahul ja mõtlema, et mis saaks parem olla. Jah, et ma arvan, siin on põhjus võib-olla selles, et ohupilt oli natuke teine. Meie idanaaber oli natuke teine ja meie enda mõtteviis võib-olla mõtles ka, et meie see mudel on, et meil on iseseisev kaitsevõime ja siis allianss. Aga meil on aeg mõelda nüüd sellele, et ka meie vastutame alliansi eest, alliansi idatiiva, õigemini kirde suuna eest. Et see, mis meil tuleks enda võimekuste tõstmiseks teha, ei ole ainult meie jaoks. See on ka alliansi usaldusväärsuse garant. Suured alliansid satuvad kõige suurematesse raskustesse siis, kui on 2 probleemi. Üks on see, et eesmärk muutub häguseks või tekivad vaidlused või tülid juhtimise üle. Ja meil on natuke nii teist
kui ka esimest. Terves NATO-st mõtlete? Jah, need naljakad initsiatiivid, mis on tulnud siit Euroopa partneritelt ja nii edasi. Nii et anda uus fookus NATO idatiivale on väga õige, et üks suund, üks oht, üks lähenemine ja see ei ole ainult meile. See, kuidas asjad siin lähevad, mõjutab tegelikult tervet allianssi. Nii et see on meie vastutus nüüd alliansi ees. Me oleme küll osalenud operatsioonides ja Eesti on olnud väga tugev liitlane teistele ja ka oma kohustuste osas 2% suhtes. Aga nüüd tuleb näha, et need on seotud. See, mis me siin teeme ja see, mis mõjub alliansile. Nii et ma arvan, see võiks olla järgmine selline muutus. Kas 2% peaks nihutama ülespoole? No, ma olen isiklikult kunagi nagu teoritiseerinud ja kombanud seda võimalust, sest et me kõik räägime näiteks manööver sõjapidamisest. Aga manööver on ka ennekõike mõeldud manööver mõtteviisis. Ja kui me riigikaitset hakkasime looma, siis võib-olla oleks pidanud lähenema niimoodi, et mingi 4-5 aastat, mitte 2%, näiteks on 4 ja siis võib-olla järgmised 5 aastat on 1,5. Sest et teatud minimaalsed võimekused ja alused tuleb sul kohe luua. A praegu? Kes raha juurde ei taha. Kõik tahaksid. Praegu kahjuks see kriisiolukord paneb jälle uue pitseri nendele arutelule, aga ma arvan, et miinimum oleks see, et see hoitakse protsentuaalselt samal tasemel. See oleks miinimum. Võib-olla tuleks ka laenu küsida, sest et me oleme võib-olla rääkinud liiga palju sellest, et meil on seda toetust ja NATO võimekuste tõstmist vaja meie jaoks. Tegelikult see on vaja ka NATO jaoks. Me oleme ainult need, kus see realiseerub. Et võib-olla ka laenu küsimine on selles kontekstis loogilisem. Näiteks õhutõrjeks? Absoluutselt. Õhutõrjevõimekus, absoluutselt. Sest et kui me vaatame seda, kuidas meile täiendavad jõud saabuvad, siis maismaakoridor, meri, võib-olla kiiremad üksused läbi õhu, väiksemad, siis õhuruumi kontroll on hädavajalik. Aitäh! Palun!